Lühike ülevaade gimbalist, kaamera gimbalist, mis tähendab siis kaamera stabilisaatorit, mis stabiliseerib ära fotokaamera või videokaamera, kuidas siis tänapäeval oleks õige nimetada, et vanasti oli ikkagi fotoaparaat selle nimi, aga tänapäeval teevad need fotoaparaadid nii pilte kui videosid ja väga hästi ja nendega saab tõesti teha väga nii-öelda filmiõngulisi kaadrit, et ei ole mingit probleemi. Gimbal on äge asi, kohe vaatame seda lähemalt. Täna vaatame sellist toodet nagu gimbal ja kaamera gimbal nimega Moza Aircross. See on siin väljas ja teda saab transportida ja ka ta saabus sellises kõvas transportkastis, kohvris. Panen paar pilti üles unboxingust, nagu päris unboxingust, et ma ei hakka seda siin eraldi tegema, aga selline see kohver välja näeb. Väga normaalne, tugev, vastupidav, et saab teinekordki vedada. Ainuke miinus on see, et ta tuleb täiesti lahti võtta, et ta sinna kohvrisse ära mahutada. Ja transpordiks tegelikult sobib mitte see konkreetne, vaid midagi suuremat. Suurem kohver, suurem kott, mingit muud tüüpi asi. Aga siin ta on. Praegu ta sisse lülitatud, kaamera gimbal ja nad kõik on analoogsed. Sõltumata firmast, nad teevad täpselt sama asja. Võib olla mõni funktsioon teistsugune, aga üldjuhul põhimõte on kõigil sama. Kaamera stabiliseerimine. Saab teha väga sujuvaid videosid. Nagu näete, kaamera liigub sujuvalt. Ma liigutan kätt, ma saan teha sellise panoraamvõtte, liigutades kätt lihtsalt. Ja see tuleb sujuv. No, muidugi ma võin seda teha ka niimoodi, ma panen ta kuhugi peale ja siis liigutan siit joystickiga. Ka see on võimalik. Aga nii või teisiti, igat pidi ta tuleb väga stabiilne video ja gimbal siis alati tuleb tasakaalustada vastavalt setupile. Minul on täpselt tasakaalustatud konkreetse kaamera, konkreetse mikrofoni vastuvõtja jaoks, konkreetse objektiivi jaoks, et niipea kui midagi ära vahetate, läheb asi tasakaalust välja ja tuleb uuesti hakata sättima, mis võtab aega päris mitu minutit. Kuidas see filmib? Ta filmib tegelikult väga lihtsalt. Sõltuvalt kaamerast on see võimalik ka ühendada nii, et te saate siit lülitada salvestuse sisse, ehk siis gimbali nupust, aga üldjuhul tuleb vajutada siit siis salvestama, panna video jooksma ja käitegi ringi ja salvestate. Ega siin midagi muud keerulist ei ole. Gimbali kasutamise õpib väga ruttu ära. Et see on väga lihtne, see põhimõte, kuidas ta töötab, sest ta lihtsalt töötabki. Ja võtab teil selle kõik värinad maha. Saab teha igasuguseid vägevaid võtteid. Erinevaid funktsioone on siin. Lihtsalt nagu tavaline võte siis, et jälgib ühte punkti, liigutan kaamerat, kätt liigutan, aga kaamera sihib kogu ühte ja sama asja. Sellised funktsioonid, siis on siin näiteks tahate mingit kõrghoonet filmida, kirikut, filmib üles. Niimoodi sujuvalt saate teha sujuva kaadri ülevalt alla, alt üles. Selliseid mitmekesiseid funktsioone nendel gimbalidel tavaliselt leidub. Ja sellel gimbalil on veel üks erifunktsioon, saab nimelt kallutada, mida väga paljudel ei ole, et väga vähestel on paaril gimbalil ainult kallutamise variant, et saab teha selliseid väga huvitavaid võtteid. Ja enam ei kalluta. Otsevaate, nii-öelda, otsevaate filmimine. Ja ma teen ka õues paar võtet, aga täna oli nii kole ilm õues, et seal pole midagi filmida. Et äkki läheb ilm paremaks või siis vaatan äkki mõne varasema mingisuguse gimbaliga tehtud video. Ja tõesti, väga hea, stabiilne. Ja gimbali kasutamine annab väga laiad võimalused. Ta täiesti vaataja põhimõtteliselt petab ära. Jätab mulje, nagu oleks tehtud statiivi pealt, aga tegelikult ei ole. Ja gimbaliga saab käia, tehakse nii-öelda seda ninja kõndi. See on selline sujuv liikumine ja siis ta nagu üldse ei saa aru, et ta nagu sõidaks mööda relsse kaamera. Aga isegi tavalise kõnni puhul
võtab ta enamus kõikumist maha. Et ma arvan, et enamik teist on proovinud käest filmida, siis kõik teavad, kuidas video hüppab, kui käest kõndides filmida. Ja sellise probleemi kaotab gimbal kohe ära. Ja kas nüüd kasutada siis suurt gimbali, väikest gimbali ehk siis mobiiligimbalid, see on nüüd maitse asi. Nad teevad täpselt sama asja, filmivad täpselt mitte samamoodi, vaid ütleme, nad liiguvad ühtemoodi. Mobiili ja suure gimbali võrdlus, kaamera gimbali võrdlus, nad sisuliselt on täpselt samad. Pilti teevad erinevalt, sõltuvalt siis kummagi kaamera kvaliteedist, aga eesmärk on neil täpselt sama ja üldiselt see liigutamine, see on ka üsna sarnane, kuigi suure kaamera gimbal ikkagi annab seda, ütleme, vabadust rohkem. Ta on nagu, ütleme, tõsisem tööriist, aga mobiiligimbal on ka väga asjalik, et tegelikult aitab teha ilusaid ja mõnusaid videosid mobiiliga, et ka seda tasub kaaluda. Ja ma lähengi õue, et kuidas siis filmib, kui stabiilselt ja milline see pärast välja näeb. Lähme vaatame seda. Mina räägin ikkagi sellisest, ütleme, tavakasutaja seisukohast, kes natuke huvitub siis videote tegemisest ja kel natukene selle vastu huvi on, siis gimbali peale tasub täiesti mõelda. Et väga hea ja asjalik toode. Ja õigustavad ennast tegelikult sajaga, kes vähegi tahab käest korralikku videot teha. See oli siis väike tutvustus gimbali kohta. Kel rohkem huvi tasub interneti labata, et väga palju ülevaateid on erinevate gimbalite kohta. Vaadake kaamera raskust, kui suurt kaamerat ja mis lisatarvikut te tahate sinna külge panna. Vastavalt sellele tuleb valida endale gimbal, sest et väike gimbal suurt kaamerat ei jõua üldse üleval hoidagi, ta ei hakka töölegi ja liiga väikesele kaamerale suur gimbal on jälle raha raiskamine, et leida endale optimaalne variant. Et neil on omal kaalud ära märgitud, kui palju miski gimbal töötab, mis vahemikus. Aga üldiselt suurema väiksemaga tööle saab, väiksema kaameraga, aga väikest gimbali suure kaameraga tööle ei saa. Et see on nagu üsna kindel. Nii et vaadake neid kaalusid asju, et tasub tähelepanelik olla. Ja mis seal muud? Kel on huvi? Ostke endale gimbal või uurige põhjalikult, kas teil võiks seda vaja olla. Kõike head! Järgmise korrani.